Tere päevast, austatud Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk. Minu nimi on Peeter Espak ja teeme vaheldumisi seda saadet koos tuntud majandusanalüütiku ja finantsguru Peeter Koppeliga. Omale tänaseks saatekülaliseks olen palunud väga austatud professori, rektor emeritus, akadeemiku, ministri Jaak Aaviksoo. Tere tulemast! Tervist! Ja läheme kohe oma esimese uudise juurde, mis on igati jõuludele saabuvatele pühadele kohane. Nimelt meie kõigi hea sõber ja mõttekaaslane Krister Paris on kirjutanud ühe väga toreda kommentaari või juhtkirja stiilis mõttelennu Delfisse, kus ta tunneb minu arust isegi head meelt selle üle, et jõuluvana visati Riigikogust välja. Ja kõige muu üle manitseb presidenti, et ta ei tohiks mitte mingil juhul selle, kuidas see nüüd oligi, fantaasia olendi ehk Jumala kirikusse minna jõulujumala teenistusele. Ka Tallinna uus linnapea Peeter Raudsepp saab pragada, et ta isiklikke usutoiminguid avalikult teeb. Ja selline väga jõulumeele loov lugu härra Krister Pariselt, et mis mulje teile jäi, kui selline jõulude eelne Jumala ja jõuluvana materdamine koos sattus kuidagi ühesse hetkesse ja tekitas nii palju kõmuainet ühiskonnas. Ei oskagi öelda, kuidas sellesse suhtuda, et aeg-ajalt neid Jumala ründajaid ikka tekib läbi ajastute ja kas antud juhul on tegemist kahetsusväärse või naeruväärse juhtumiga, ma isegi ei oska öelda. Aga mis ma sisulisema poole pealt ütlen, et need usu vastu võitlejad, et need on väga raske ülesande ette võtnud, et usk on inimloomusele nii omane ja ilma usuta ei saa me üldse toimetletud, et palju meil neid teadmisi on, enamus käib usupõhiselt ja kui siis tahetakse üks kõrgusk välja asendada millegi muuga, siis tavaliselt tuleb sinna ebausk ja vandenõuteooria tasemele kahjuks. Et seepärast ma kutsuks üles ettevaatusele niisuguste revolutsiooniliste mõtete suhtes. Jah, tõepoolest see ongi revolutsiooniline mõte just, et viskame, ütleme siis ristiusku või kristlikku kirikut. Meil on olnud ligikaudu natukene vähem kui 2000 aastat. Aga et maailma 5000 aastase kirjaliku ajaloo jooksul on see ikkagi pikk periood ja ühe väikeriigi väikelehe arvamustoimetaja tõenäoliselt ei tühista, ei cancelda nüüd Jumalat kohe ära. Aga selleks, et Parisele ja tema mõttekaaslastele veidi head meelt teha, et võtsin saatesse kaasa ka oma enda erakogust aastal 1739 ilmavalgust näinud esimese eestikeelse piibli, siis Thor Helle toimetatuna ja osaliselt ka tõlgituna, näitamaks ka Krister Parisele, et kirjavara on pikk ja ka see raamat ehk piibel ei jää kestma mitte nende järgmiste jõuludeni, vaid ka 2000 aastat hiljem. Kindlasti keegi inimene kuskil ei ole veel kristlust unustanud. Ja mis mulle endale tuli Krister Parise mõttepälgatuste peale, eriti veel see jõuluvana ja Jumala vastane selline hästi kuri pahvatus, et mulle tuli endale kõigepealt ette see kuulus Matteuse evangeeliumist peatükist 5 mäejutlusest pärinev lause, õndsad on need, kes on vaimust vaesed. Aga tuleb välja, et Thor Helle tõlkes siis mis nägi ilmavalgust 1739, ei olegi sellist lauset, et tuleb välja, et professor Viidemann aastal siis 1861–71 on kogemata tõlkinud selle valeks. Et selle lause õige tähendus on hoopis meil kirjas selles 300 aastat vanas tõlkes ja raamatus ja see kõlab: õndsad on need, kes vaimus vaesed on, sest nende päralt on taevariik. Ja et see ei tähenda mitte vaimust vaesed, mis mulle siis esimesena Parise lugu lugedes pähe tuli, vaid see tegelikult tähendab üleskutset või noomitust olla oma vaimsuses, käituda. See ei tähenda nüüd rahaliselt vaest, vaid olla vaimselt usuline ja olla selles mõttes kas vaimselt siis
igasugusest jamast tühjaks saanud näiteks või ka oma vaimus mitte mõelda materiaalsetele esemetele, et sellel 300 aastat vanal raamatul on meile õpetada palju rohkem tõtt, kui teadus andis meile, näiteks teaduslikum tõlge andis meile 19. sajandil. Et ei maksa kunagi visata ühtegi vana tõde ega ka vana raamatut minema, sest uut ei ole meile siiani kahjuks keegi veel suutnud asemele anda. Aga läheme nüüd kohe järgmise uudise juurde, milleks on ettevõtja Heiki Halliku arvamuslugu Postimehes pealkirjaga Rebane, Veidemann ja ERR. Vahel võiks kuulata ka need, kes teistele nõu jagavad. Ja mis mulle endale jäi silma härra Alliku mõttevälgatustest, ta kritiseeris seal kommunikatsiooniekspert Raul Rebase narratiiviloomet või nimetas seda isegi hilisnõukogude aegseks teatud raamistiku loomiseks, kuidas Veidemannist siis süüta tagakiusatud meie kõikide armastatud legendaarsest kirjandusteadlasest ja kirjamehest konstrueeritaksegi selline paratamatult ajale jalgu jäänud või olude sunnil nagunii lahkuma pidav inimene. Ja selline narratiiv on nagu juba ette ära antud, et ta peabki minema. Ja siis hakkavad hilmuma kõikvõimalikud üleskutsed peaministrilt, välisministrilt, hilmuvad kõikvõimalikud teatud meediamajade erinevad hurjutused, üleskutsed ja luuaksegi põhimõtteliselt raamistik, kus avalikkuses on mingi strateegilise kommunikatsiooniga nagu ette ära öeldud, et see inimene tuleb kas tühistada või tema lahkumine on lausa paratamatu. Ja tsiteeriks ka korra härra Allikut. Kui Raul Rebane ütleb, et Veidemanni võimalused olid ammendunud, siis tasuks hetkeks sama mõõdupuud ka enda suhtes rakendada. Kas mitte tema enda narratiiv, tema raamid ja tema mustrid pole jõudnud punkti, kus ühiskond enam ei tunne, et seda häält oleks vaja igal teemal ja igal hetkel. Ka mina ise arvan ligikaudu samamoodi, et Raul Rebase ja tema mõttekaaslaste narratiiv on ennast ammendanud ja tulgem tagasi mingisuguse vaiksema, sellise traditsioonilisema, heatahtlikuma narratiivi juurde, kus me iga päev üksteist ei tühista ja aksepteerime mitte ainult ühte narratiivi, vaid mitut korraga näiteks. Ja lähme siit kohe edasi seotud järgneva uudise juurde, milleks on ERR-i uudis võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb. Ja mina suutsin küll tuvastada praegusel hetkel siis Kasahstani visiidiga seoses president Alar Karise vastu. Samamoodi tuli kõikvõimalikke sajatusi ja pajatusi meie tipp-poliitikutelt, kuidas ta ei olevat öelnud välja Eesti seisukohta, survestanud Kasahstani. Ma ei kujuta isegi ette, mida kõike veel oleks ta pidanud tegema. Ja ka selle puhul oli kohata teatud narratiiviloomelist koostööd väga mitmete isikute vahel, kes aga kahtlaselt sarnaselt kuulusid nii samadesse poliitringkondadesse kui ka meediamajadesse. Et lähme nüüd järgneva uudise juurde, et Urmo Soonvald, tema ka juhtkirja sarnane Eesti Päevalehe lugu, et president Karis läks Kasahstanis just Ukrainast rääkima. Valis vaikimise. Sõja ajal pole see valik. Taaskord selline, kuidas öelda, programmiline mingi narratiivi loome, kuidas presidendil olla mingisugune konkreetne ülesanne, mida keegi justkui oleks pannud teda täitma. Ta olevat jätnud selle ülesande täitmata, et meie siis oma 1,4 miljonilise elanikkonnaga riigiga, kellel on küll suurepärane kaitsevägi, aga et meie oma sellise tagasihoidliku maailmastaatuse juures siis ei suutnud ikkagi ühte maailma siiski suuri jõudude hulka, vähemalt maavaradelt ja ka territooriumilt kuuluvale riigile siis teha ühe visiidiga selgeks, kuidas tuleb käituda, et kuidas üks paipoiss peab olema, et kuidas teile, mis mulje teile jättis antud kontekstis presidendi sarjamine minu arust õigustamatult ja te kirjutasite ka ERR-is sellest väga
väga minu arust ühe kõige asjalikuma teemakohase loo nimega välispoliitika küsimata küsimused. Et küsikski teie arvamust. Eks see Kasahstani visiit tõi ilmsiks teatud pinged, mis meie välispoliitika käsitlemisel on, et ma usun, et meie poliitiline eliit on strateegilises mõttes üsna ühesugustel seisukohtadel. Loomulikult meie eksistentsiaalne oht on meie idanaaber ja tema agressiivne käitumine, mida ükskõik kui kaugele ajaloos tagasi vaadata ja ma kardan ka, et ükskõik kui kaugele ette vaadata, meil väga muuta ilmselt ei õnnestu. Ja kuidas selle riskiga toime tulla, et selleks on ilmselt erinevaid meetodeid ja see valitsev narratiiv just praeguse valitsuse poolt minu meelest on niisugune hästi jõuline, reljeefne, soovib, et teda kujutatakse printsipiaalsena ja kompromissituna. Aga küsitavused, mida sellise poliitikaga tegelikult on võimalik saavutada, mida me tegelikult tahame, kuidas oma huvisid kaitseme, et selle üle arutelu ei ole. Ja kui selles on siis erinevad arvamused, mis ilmselt presidendil on oluliselt vaoshoitumad ja diplomaatilisemad, siis kiputakse neid tühistama. Ma kujutan ette, et välisministri sõnavõtt sellest, et tema tsitaat pressikonverentsil oli hirmutav. See oli tegelikult, piirdus totalitaarse nõudmisega kõik teised seisukohad, kui mitte vangi panna, siis vähemasti vaikima sundida ja kogu tõde tuleb Välisministeeriumi hoonest, et see ilmselt on midagi, mille vastu tuleb sõna võtta. Jah, see on see jutt, et kogu tõde tuleb Välisministeeriumi hoonest, seal ei ole muide väga häid teadmisi, et seal on, osades valdkondades on, osades ei ole, aga et maailmas, üle kogu maailma teatud mingi välispoliitiline arusaam või nimetame seda siis ka narratiiviks või mitmeks, tavaliselt igal riigil on mitu sellist, ütleme, hooba või asja korraga tules, aga et see sünnib siiski läbi väga erinevad esmalt üksikmõtlejate, erinevate mõttekodade, erinevate foorumite ja ka erinevate poliitikud teatava omavahelise vaidluse või vestluse sümbioosis. Et ei saa olla sellist ei välis- ega majanduspoliitikat, mida teeb lihtsalt saab, aga see viib tavaliselt katastroofiliste tulemusteni, aga ei saa olla täpselt ühtede sõnadega, täpselt ühtemoodi kõike nägevat välispoliitikat, aga et sealjuures täpselt nagu te oma artiklis ju kirjutasite, kõige suurem probleem sealjuures on see, et meie välispoliitika ongi muutunud nagu mitte reaalselt midagi saavutada soovivaks poliitikaks, vaid lihtsalt narratiivi esitamiseks, retoorikaks või teatud mõttes ma nimetaks seda ka ärplemiseks. Et kuidas kommenteeriksite, et kas sellise lihtsalt ütleme ulja ärplemisega üldse on maailmas midagi võimalik, isegi mõnel suurriigil saavutada tõenäoliselt mitte? Ma arvan, et selged seisukohad on vajalikud poliitikas ja neid on kindlasti vaja ka välispoliitikas. Ainult, et välispoliitika on tohutult palju avaram ja keerukam ja kindlasti ei ole tulemuslik oma seisukohtade üha reljeefsem ja kõvemääelsem kuulutamine. Et tegelikud probleemid ei seisne mitte selles, et kõik teised ei tea, mis on õige ja meie peame neid õpetama ja kui nad ei kuula meie sõna, siis me peame kõvema häälega õpetama. Et tegelikult probleemid on ju selles, et huvid on erinevad ja ajaloos need huvid nihkuvad. Ja arvestada tuleb väga paljusid asjaolusid ja leida kompromisse, leida ühisosa nendega, kes on meie liitlased, leida võimalusi seista vastu meie oponentidele, mõelda ka selle peale, et kui me ütleme, et keegi on meie vaenlane ja kuulutame seda kõva häälega, siis me peaksime mitte kuulutama, vaid minema selle hundi metsas maha laskma. Nii et see on nagu trivialiseeritud see lähenemine ja ma arvan, et me võiksime palju vaoshoitumalt, aga hästi praktiliselt ja Eesti rahvuslikke huve silmas pidades mõtlema, mida me konkreetsetes küsimustes, kellega ja kuidas tahame saavutada ja selle pinnalt püüda oma huve kaitsta, mitte retoorilise
nii-öelda kõvatamisega, vist on ka eestikeelne sõna, mida aeg-ajalt kasutatakse. Või vahel võiks ka öelda plära isegi mõne sellise kummalise arusaama kohta, aga et selline usk selle kõvatamise mõjus on kuidagi muutunud hämmastavalt tugevaks. Et mulle meenub ühe kõige kurioossema juhtumina, see oli eelmise aasta 24. aasta oktoobris, kui Putin käis Mongoolias visiidil ja ka meie poliitikud sellist tuld ja tõrva pritsisid, et miks Mongoolia võimud ei arreteerinud Putinit. Et selline tundus, et nüüd lisaks kõikidele konservatiivsetele mõtlejatele tahetakse ka Mongoolia riigina ja mongolid rahvana tühistada, sest nad ei arreteerinud Putinit. Aga võtame nüüd, kus see Mongoolia asub, et ta on nagu väike salatilehekene Hiina ja Vene hamburgeri vahel. Neil on mõni miljonit inimest, olematu armee, et tõenäoliselt vajadusel Venemaa ja Hiina paneks sinna ükskõik mis valitsuse, mida nad ise tahavad pukki. Et puudubki selline konteksti tunnetamise taju, et kui meie oleks Mongoolia asemel, me teeks täpselt samamoodi, sest maailma paratamatus surub selle peale. Ja mongolid tegid sel hetkel seda, mis oli neile ainumõeldav, nad on sunnitud, sest nad riskivad oma riigi ja kultuuri alles jäämisega. Ja täpselt sama saab öelda ka Kasahstani kohta. Nende pea kohal oli Vene kirves kogu aeg, nemad on otsustanud läheneda nii. Ja kas Eesti puhul võib-olla just see karise lähenemine oligi õige, mille ta võttis. Asjad saab kommunikeerida ju tagatubades. Diplomaatia toimub isiklikes vestlustes, millest ei leki välja mitte midagi. Ja avalikud deklaratsioonid tehakse alati üksteisega kooskõlas, et sa lepid kokku selle riigipeaga, kelle juures sa visiidil oled ja te esitate pressikonverentsil põhimõtteliselt ühise seisukoha. Teine võimalus on see riigivisiit ära jätta, et nii ju diplomaatia ei ole mitte kunagi avalik retoorika, et kuidas sellest nagu aru ei saada Eestis. Väga raske on öelda, mis selle visiidi eesmärk oli, seda ei ole meil korralikult kajastatud, ei ole isegi kajastatud seda, mida ju president ütles või rääkimata sellest, mida ta ütlemata jättis, et see kõik on niisugune natukene spekulatiivne ja nõiajahi maitsega, et see on kahetsusväärne. Ma kujutan ette, et üks riigivisiit peaks olema suunatud sellele, et parandada omavahelisi suhteid, otsida ühisosa, vaadata, mida me saaksime teha niisugust koos, mis mõlemale poolele kasulik oleks. Ja loomulikult ei ole selleks kõige parem avang minna õpetama, eriti veel avalikus ees ja niisuguste, ütleme siis, kultuuriliste traditsioonidega riikides nagu Kesk-Aasias, kus ilmselt avalikku debatti ja ka kriitikat käsitletakse hoopis teistmoodi kui liberaalses Põhja-Euroopas. Et tõenäoliselt siin on väga palju, mille peale arutada, aga tegelikult me ei tea. Ja tulemuseks on kahetsusväärne tüli ja sildistamine ja tühistamine, sellega on väga raske kaasa minna ja ma loodan, et meil on Eestis ka välispoliitikas mõtlevaid ja mõjukaid inimesi, kes suudavad oma selgroo ja seisukoha säilitada vaatamata sellele niisugusele lahmivale kriitikale põhijoonest kõrvale kaldumise suhtes. Et see kriitika tunduski eriti kummalisena just seetõttu, et me ju ei saa aru üldse, mida kritiseeritakse. Et just kui keegi oleks midagi teinud, keegi oleks justkui siis diplomaat Jaap Ora oleks selle tegemise pärast tagasi astunud, president olevat eksinud, jätnud millegi tegemata ja vähemalt nii palju, kui mina olen välja lugenud, et see, mille ta tegemata jättis, oli siis mingid laused Ukraina sõja kohta. Aga et Eesti seisukohti Ukraina sõja osas on nagunii teada. Et mina ei näe sellisel visiidil, mida Karis Kasahstani tegi, muud diplomaatilist kasu Eestile kui tõenäoliselt ärisidemete arendamine, kuigi me teame, et Kasahstan on põhiline riik, kust kaudu ka sanktsioonidest Venemaa mööda hiilib, alates iPhone'idest lõpetades tõenäoliselt Gucci-kottidega, aga et kindlasti on seal mingi äriline teema ja kuidas saab Eesti kommunikeerida ja natukene õõnestada seda Kasahstani sidet Venemaaga, mis tõenäoliselt Kasahstani enda inimestele ei pruugi üldse nii väga meeldida samamoodi. Ongi see, et sa käid
sa käid tasakesi külas, arutled kulisside taga, et kuidas me selle Vene kuradi või kurjamiga siin kahekesi toime tuleme. Need vestlused ei leki kuhugi. Arutad omavaheliselt need ära, kaasa arvatud Ukraina kontekstis. Ja see kasu või positiivne imidž, mille sa saadki, ongi see, et Euroopa Liidu riigipea on Venemaa poolliitlasriigis visiidil ja ta võetakse seal kuninglikult vastu. Juba see on omaette sõnum, eks, Putinile. Ja sealt oleks võib-olla saanud mingi suurema kasu. Ja nüüd jääbki seda visiiti ilma ühegi põhjuseta. Tõenäoliselt see on ka Kasahstanis tähele pandud, kuskilt pidi saatma mingi hästi mõru maik ja inimeste vallandamised ja selline sisetüli, mille tausta me isegi ei mõista. No kahetsusväärne, igal juhul kahetsusväärne, aga võib-olla lihtsalt läbi niisuguste õppetundide me vaatamegi natuke teise pilguga ka meie sellesse peajoonde ja selle realiseerimise teedesse ja ma arvan, et niisugune avatum ja praktilisem tegelikest oludest ja tegelikest eesmärkidest lähtuv käitumine oleks Eestile kasuks, et meil on tegelikult välispoliitikas ju lisaks agressioonisõjale Ukrainas on terve rida välispoliitilisi teemasid Euroopa sees, Põhja-Euroopas, mida me peaksime samamoodi käsitlema, lahendama, otsima partneritega ühiseid väljundeid, olgu kas või energeetikas või rohepöördes, eks ole, kümneid ja kümneid teemasid, kus oleks vaja leida liitlasi ja arendada sisulist dialoogi ja seda ei saa minu arvates teha lihtsalt üha kõvema häälega oma niisugust jäika tõde kuulutades, et see ei tekita dialoogi, ei võimalda otsida ühishuve ja tegelikult me peame tunnistama, kui me ise ei tunnista, siis elu sunnib, et päeva lõpuks tuleb ju igal pool alati kompromisse teha, et mitte keegi ei saa arvata, et tema tõde oleks lõplik ja kõik peaksid selle järgi joonduma. Et see kuidagi et see stiili ja lähenemise ümbermõtestamine oleks üks tänuväärt ettevõtmine. Ja siit jõuangi järgmise küsimuse juurde, et mina ja paljud kolleegid oleme ka üritanud nagu aru saada, et mis siis on Eesti-Ukraina poliitika. Et eestlastena me toetame loomulikult nii vaimus kui materiaalselt, sõltuvalt siis riik Eesti ju toetab Ukrainat väga-väga tugevalt ka materiaalselt, mitte ainult sellise vaimse kaasaelamisega, et see on nagu elementaarne, et me oleme Ukraina poolt ja keegi ei kahtlegi selles. Meie ühine 1000 aastat meie kodulinna, praeguse kodulinna Tartugi venelased põletasid juba esimest korda 1000 aastat tagasi maha, aga et kuidagi me oleme siin endiselt alles ja tegelikult Eesti välispoliitika peamine siht peaks olema Ukraina allesjäämine. Igas mõttes samamoodi nagu meie oleme jäänud. Ja mul vahel tekibki küsimus, et kas need ärplevad välispoliitika tegijad, eriti välisministeeriumi võib-olla olgu need siis kantslerid või ministrid või kes iganes, et ma ei näe sealt ühtegi stsenaariumi päriselt tulevikuks, et mida Ukrainale on ette pandud. Et see, et sõda lõpeb vaherahuga, see oli ette teada juba aastal 2022. Üks maailma parimaid ja ka kuulsamaid Venemaa asjatundjaid, professor Stephen Kotkin, praegu on ta väga seotud näiteks Stanfordi ülikooli Hoover Institutioniga, annab sel teemal püsivalt, osaleb eri vestlusringides, ütles samuti 22-23 umbes selle seisu ette ära, olles muide ise väga tugev Putini vastane. Ja me oleme seal seisus, kus Vene eksperdid, ajaloolased, asjatundjad ütlesid, kuhu me jõuame. Sest see on mõnes mõttes selline geopoliitiline paratamatus, aga ma ei näe Eesti poolt edasi viivat plaani Ukrainale ega ka Eesti osaluse planeerimist Ukraina majanduse ülesehitamises. Et me peaks kuidagi oma narratiivi nüüd viima sellelt aastasse 22 jäävalt selliselt retooriliselt patriotismilt nüüd pragmatismi ja soovitama hakkama Ukrainale seda, kuidas nad parimal viisil ennast üles ehitavad ja alles jäävad. Et kas võiks äkki nii öelda? No jah, et selle konflikti käsitlus, et meile kõigepealt tundub, et ta on kogu maailmas kõige tähtsam konflikt, et me paraku teame, et see ei ole kõige tähtsam konflikt ja osa neid ülejäänud konflikte puudutavad otse või kaude ka Eestit, eks ole,
ka Hiina esiletõus, ka need nihked, mis toimuvad Lähis-Idas või minu pärast siis pikemas perspektiivis Aafrika rahvaarvu kontrollimatu kasv, et kui me seda konteksti nagu ei taju, mis võib-olla meie partnerite jaoks on isegi olulisem, et siis on väga raske lahendada ka seda ühte probleemi, et ta meie jaoks ei ole proportsioonides. Ja tõsi on see, et kui püstitada endale ebarealistlikud strateegilised eesmärgid, kuni sinnamaani, et ma nüüd küll ei mäleta, kes väga tõsimeelselt arutas, kuidasmoodi tänane Vene Föderatsioon tuleks tükkideks jaotada ja mis iganes veel täiesti kohatud välispoliitiliselt asjatundmatud arvamused, et mitte, kui meil seda visiooni ei ole, siis ei saa ka pakkuda mõistlikke meetodeid ja seetõttu jääbki ainult retooriline võimalus, et me peaksime olema palju praktilisemad, me tajume enam-vähem, kuhu see liigub, vaevalt, et õnnestub kellegi abi või ka jõuga neid praeguseks okupeeritud territooriumi tagastada. Mina ise usun, et aeg annab arutust ja need tulevad ühel hetkel tagasi Ukraina kontrolli alla. Kaua selleks aega läheb, ei oska mina täna öelda. Kindlasti on võtmeküsimus, nii nagu ukrainlased ise ütlevad ja ma arvan, kõik saavad aru sellest, et pikaajaline stabiilsus on tänasel hetkel ja riigi suveräänsus on kaks kõige kõrgemat kvaliteet. Stabiilsus ja suveräänsus. Selles osas ei ole, ma arvan, vastuolusid ja see võiks olla ka meie strateegiline eesmärk. Siis me ei pea ka pettuma, kui me seda latti ei pane sinna, kus ta ei ole realistlik. Ja kindlasti me peaksime osalema Ukraina ülesehitamises, meie tänased kontaktid, mida ettevõtluse tasemel, ka mina olen seal viimasel ajal korduvalt käinud, lähen ka järgmise aasta alguses ilmselt, et selle põhjalt ehitada üles nii Ukrainat kui ka Euroopa identiteeti ja laiemat kaitsevõimet idast tulevate ohtude vastu. Et see võib-olla on see lähenemise nagu helistik, mida mina peaksin realistlikumaks ja millele oleks, ma usun, on ka Eestis toetus ja on ka laiem toetus, kui võib-olla meie niisugusel, ütleme, rahvusvahelise õiguse formalistlikul tõlgendamisel kujundatud hoiak. Jah, et ka see professor Stephen Kotkin, keda just äsja mainisin, et ta on hästi pikalt analüüsinud just seda, millest meil Eestis retoorikas räägitakse, Ukraina võit, et mida see siis tähendab. Et tegelikult see tähendab seda, et Ukraina armee siseneb Moskvasse, võtab Putini kinni, Putin läheb kuhugi, olgu siis Haagi või mingisse muude tribunali, mõistetakse eluks ajaks vangi, venelased paluvad andeks, nagu sakslased teises maailmasõjas. Et see on ju selline iga viimane, kui vastava ala teadlane või ettevõtja ju teab, et see ei ole võimalik. Et erinevate hinnangute järgi näiteks Leo Kunnas pakkus, mida kinnitasid mitmed hilisemad Ameerika enda raportid ametlikud, selleks, et Ukraina suudaks läbimurde päriselt saavutada seal rindel, oleks vaja umbes poolt USA selliseid arenenud raketivõimekusi, et kuskil 500 kilomeetrit sealt tagalas kõik puhtaks teha ja mingit edukat Ukraina pealetungi läbi viia, aga see automaatselt tähendaks USA haavatavaks jäämist Hiina vastu Taiwanil, mis tähendab, et kui USA panustab oma moodsa relvastusega praegu kõik, mis tal on, siis ütleme varud Ukrainasse, nende taastamine teadupärast võtab aastaid ja aastaid. Et põhimõtteliselt ka ameeriklased on antud teemal on täiesti sundseisus ja ma ei mõista, et kuidas nagu kohale ei jõua, et relvadega, mida ei ole võimalik sõda võita ja et need olukorrad, mis on tekkinud, on teatud mõttes paratamatused, et me ei saa minna. See, mis mõnes mõttes Eesti retoorika minu arust väljendab, ongi, et sa seisad seal nagu kuskil Paekivi panga juures ja siis karjud selle panga peale, et mine eest ära, eks, et ma tahan siit kõndida, et selline kilplaslik on see tuleviku ja maailma reaalsust mitte arvestav ja pigem riiki sisse suunatud selline. Ja ma arvan, et muidugi, et ega nüüd ütleme
kuigi ta välises retoorikas ja eelkõige Eesti-siseses retoorikas, kuna teda kasutatakse ju ka sisepoliitilistel eesmärkidel, mis on sügavalt kahetsusväärne. Vaenlase demoniseerimiseks. Vastutustundetu, just nagu oleks Eestis tohutu Kremli-meelne kogukond, kelle vastu siis meie 12% toetusega valitsus nagu meid kaitseb. Et see on lihtsalt nagu ebaadekvaatne, aga laiemas plaanis, et tegelikult me näeme, et see, mis ikkagi täna sünnib Euroopas, Euroopa pealinnades pidevalt peaaegu iga nädal, otsitakse tegelikult ratsionaalseid lahendusi ja see arusaamine selles osas, et Ukraina suveräänsus ja nii-öelda siis stabiilne rahu on Euroopa parimates huvides ja et me oleme valmis selleks tegema ja otsima lahendusi, mis kõikidele enam-vähem sobivad. Et siin tegelikult ei ole vaja kedagi, kes peaks neid nüüd ümber veenma või et täiesti teisele rajale viima, nagu kohati mulje jääb. Et ma arvan, et siin aeg paneb need asjad paika ka Eestis ja Eesti välispoliitilistes hoiakutes, mille praktiline pool minu arvates on nagu natuke liigestest lahti, mis ei tähenda seda, et me peaksime nüüd või kutsuksime üles Eesti välispoliitikat ümber vaatama. Küsimus ei ole kaugeltki selles, et ma arvan, et see, mis me oleme saavutanud 30 aastaga oma välispoliitilises osas on silmapaistev, meil on olemas ka kompetents, mida võiks alati rohkem olla. Võib-olla seda praktilist kompetentsi suursaadikute tasemel tasuks rohkem kuulata kui siiamaani. Seda poliitilist sisendit võiks sinna anda vähem, sest seisukohad on ju ühtsed poliitilisel tasemel. Nii et siin on, mille üle mõelda. Veel kord, võib-olla oli see hea, et see teema üles kerkis ja uuel aastal läheme targemana edasi. Kindlasti, et sellist arukust ja järele mõtlemist ja reaalse maailmaga arvestamist ongi just. Mitte, et Eesti välispoliitika oleks kuidagi vale, aga ta peaks olema kaine pilguga realistlik, ütleme aaviksoonik, suunatud meie ellujäämisele, sest meie ellujäämine ongi tõde. Ja ka Ukraina ellujäämine, nende ühiskonna majanduse säilimine ja õitsvaks, vabaks demokraatiaks üles ehitamine ongi see eesmärk ja kunagi Vene impeerium variseb nagunii kokku ja ka Ukraina saab kindlasti need alad mingil moel tagasi, aga et me ei võida sõdu lihtsalt retoorikaga või pead vastu seina tagudes. Et oleks minu teha, mina soovitaks kindlasti presidendiks tulevaseks just nimelt ühe variandina ka Jaak Aaviksood, kes suudaks kindlasti presidendina kõiki neid tarku mõtteid, mida ta täna esitas väga edukalt nii maailmas kui meil ilma välispoliitika ja Ukraina teemaga meie opositsiooni või lihtsalt tavalisi Eesti teistmoodi mõtlevaid inimesi demoniseerides ja vihates. Et ma arvan, oleks Jaak Aaviksoo president ja saaks sellega väga hästi hakkama. Aitäh küll selle väljakutse pakkumise eest, aga see ei ole kindlasti presidendi kampaania osa. Andku jumal selle eest, et seda teed peaks käima. Ma arvan, et leitakse nooremast põlvkonnast inimesi, kes ütleme niimoodi kannavad rohkem seda euroopalikku Eesti vaimu kui need, kes tulevad, ütleme siis Stalini surmajärgsest Eesti NSV-st. Aga aitäh selle pika ja targa mõttelennu eest. Ja tänase saate lõpetamegi tõdemusega, et mõistus on meil olemas, me peame ta lihtsalt korralikult tööle rakendama ja lõpetama ära mõttetu jutupada ja mõtlema päris maailmale. Ühtlasi soovin ka kõikidele õnnistatud saabuvaid jõulupühi. Annan juba ka ette teada ära, eriti Krister Parisele, et Ühiskonnauuringute Instituudi poolt on just käimas kiirküsitlus, et kas president peaks minema kirikusse või mitte. Et 800 000 vist praegu oli vastanud, kui ma enne saadet jõudsin vaadata, et seal oli üle 70% arvas, et ikkagi peaks. Ja umbes 7% arvas, et mitte. Et rahvas leiab, et me oleme kristliku kultuuriruumi osa ja kirik kuulub sinna juurde ja leiab ka, et president ikkagi peaks sinna kirikusse minema ja lõpetamegi oma saate jõulude ootuses ühe väikse lausega originaal esimesest eestikeelsest piiblist, Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, mäejutlus.
õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad peavad täis saama. Õnnistatud saabuvaid jõulupühi ja kena peatselt uut aastat. Kohtumiseni järgmisel aastal jälle saates Peetri Pilk.